Riigitranspordiamet on siis nüüd endist Maanteeametit, Veeteede Ametit ja Lennundusametit koondav suur riigi transpordi ja liikuvusteemadega tegelev amet ja algselt oligi tegelikult ambitsioon saada liikuvusametiks, aga võib-olla aeg polnud veel siis küps, et paljude jaoks mõiste oli arusaamatu, aga see ei takista meil siiski seda liikuvuse teemat arendamast ja täiesti nagu uuest vaatest meie ametis käsitlemast, et mis me näeme, et senine probleem on olnud, et riigi, kas siis Maanteeamet või on tegelenud nagu rohkem selline lihtsalt teede või sõidukite liikumise korraldamisega. Et maakonnaliinid on küll nüüd tänapäeval ka Riigitranspordiameti eest vedada või selle rahastuse korraldamine eest vedada siis neid üldisi liikuvusteemasid me püüame siis integreerida selle kaudu, et me vaatame järjest rohkem siis inimeste liikumisi, sõidukite liikumise asemel ja vaatame sellist tervikteekonda, et kuidas üldse inimesed, kas siis kuhu nad liiguvad ja kuidas nad ka näiteks ka ühistransporditeenuseni jõuavad, et meil võib olla super hea ühistransporditeenus, aga see teekond peatusesse võib olla väga ebameeldiv või et siis sinna erinevate liikumisviisidega ei saa. Et püüamegi siis sellist mitmeliigilist või multimodaalset transpordisüsteemi ja seda terviku toimimist arendada. Selleks, et siis ikkagi elukvaliteeti parandada, kogu seda süsteemi toimimust, selle säästlikkust ja ohutust parandada. Nüüd konkreetsemalt siis lisaks sellisele transpordi ja liikuvuse arengukavale, mis on Majandusministeeriumi poolt koostatud dokument, on meie teada siis esimest korda nüüd Eestis olemas ka ühistranspordi arendamise tegevuskava, mis täpsustab seda strateegilisema tasandi dokumenti. Ja me näemegi, et nii nagu ka muudes nagu liikuvusteemades, siis selles ühistranspordi korralduses on lihtsalt seni olnud väga killustatud see tervikvaatest, süsteemsusest vaatest see korraldus ja et inimesed tegelikult ei peaks tundma neid barjääre, mis on siis kas maakondade vahel või lähivaldadest linna liikudes selle ühistranspordi kasutamises, et peaks jõudma selleni, et inimene on võimalik kogu süsteemi tervikuna kasutama ja ei pea mõtlema sellele, et mis piletisüsteemis ta on või kelle haldusalas see on ja et see teenus tervikuna oleks paremini kättesaadav ja konkurentsivõimeline ka autoga liikumistel, et me ei räägi siin sotsiaalteenusest, vaid räägiksime konkurentsivõimelisest teenusest. Ja ambitsiooni on, et kui me tahaksime ka nagu võtsime siin eelduseks, et me tahaksime mõjutada umbes 10% autoga liikumistest, et mida see tähendaks siis ühistranspordi teenuse vaatest või kasutajate arvu vaatest, siis tegelikult juhul, kui me eeldame, et 10% praegusest autokasutajatest liigub ühistransporti, siis peaks ühistranspordiga sõitude arv kasvama umbes 40%. Et see on sellise 10 aasta perspektiivis päris ambitsioonikas. Nüüd siin on koroona teeb oma tööd ja näis, et kuidas me sellega siis ikkagi lähiaastatel edasi liigume. Pikalt siin ei peatu, pole aega kahjuks peatuda, aga et me näemegi, et nende erinevatel transpordiliikidel ja liikumisviisidel on oma selge roll, et ka autoga ühistranspordi peale minek on võib-olla üks osa teekonnast ja see jalgsi ja jalgrattaga liikumise roll on väga suur ja jalgratast näeme sellise olulise
sellise väga hea ühistranspordi areaali ja peatuste areaali nagu ala suurendajana, et seda viimast kilomeetrit paremini lahendada nii-öelda, et kuidas jõuda sellise tõhusa ühistranspordini, et siis selleks on nagu väga oluline ka atraktiivne jalgrattateede võrgustik peatustesse. Ja kuhu me tahame selle ühistranspordi arendamisega jõuda, on siis et circa 10% autoga liikumistest mõjutada. Me näeme, et rong on atraktiivne, et see oleks nagu rohkem selline kogu see maakonna bussiliinide teenus peaks toetama palju paremini siis seda reisirongi kasutamist ja need ühistranspordi korraldus peaks olema toimepiirkonnapõhine, mitte siis nagu selline maakonnapõhine, nagu ta praegu on ühistranspordikeskuste kaudu erinevaid barjääre tekitab. Ja siis selline ühtne piletisüsteem, mitte ainult siis nagu maksevõimalus, vaid ikka siis ühtne pilet, alustades siis vähemalt Tallinna ja Harjumaa piletite ja liinivõrgu integreerimisest. Räägime sellisest, püüame piloteerida, siis nimetame töönimetus on porgandibussid, ehk et kuidas olemasolevaid maakonnabussiliine paremini, et kuidas ettevedu paremini toimiks, eriti siis sellistes linnades, maakonnakeskustes või kohtades, kus vahetult seda rongipeatust ei ole. Et näiteks Paide on selline paraku praegu sellisesse hea ühistranspordi mõistes natuke kotti jäänud maakonnakeskus, et kaugliine on peaaegu poole võrra vähendatud, aga samas saaks tegelikult Türi jaama käsitleda kui sellise Paide rongijaamana või siis Ida-Virumaal näiteks Sillamäed ja Vaivarat palju paremini ühendada, et inimeste sellist igapäevast mugavat liikumist või siis ka üle-eestilist liikumist toetada. Aga mul oli siis eelkõige mõtted näidata ka, et mis me siis nende erinevate liikumisviiside vaatest, milliseid andmeid või milliseid selliseid kõigile kättesaadavaid töövahendeid või selliseid rakendusi me oleme kokku pannud. Üks on siis sellised puhtalt siis liikumiste selline üldstatistika, sellised tablöövaated, see on nüüd kohe peaks nagu beta-versioonina üles saama, et need lingid saate pärast ettekandes leida, igasugune tagasiside nende kohta on ka teretulnud, et me vaatame siin kodutöö liikumisi, et siin on võimalik valida siis erinevad 4-5 Eesti 4-5 regiooni tasandil. Et kui tihti küsitakse, et aga töötavad inimesed ju liiguvad kõik autodega, siis see tegelikult nii ei ole, et meil on tegelikult ikkagi ligi pooled inimesed Eestis, ka töötavad inimesed, liiguvad muud moodi kui autoga ja nende nagu liikumisvõimalused, teenused on igal juhul olulised. See ei ole marginaalne, see ei ole sotsiaalteenus, vaid need on tervikuna vajalikud teenused. No siin võin lihtsalt näitena tuua, et see autostumise trend on olnud viimase 10 aastal jooksul päris tugev ja maa-asulates on paraku see autost sõltuvus ikkagi väga suur. Aga kergeid raugemistrende see autostumine praegu näitab. 2020 andmed siin ei ole, aga siis selles tablöövaates on 2020 ka juba olemas. Ja siin on erinevate regioonide lõikes, et Lääne, Kesk-Eesti,
Ida- ja Lõuna-Eesti peamised kodutöö liikumisviiside muutused. Et jalgsi liikumisel on varem olnud väga suur roll ja ühistranspordil ka. Ja huvitav näiteks on see, et Kirde-Eesti või siis just Ida-Virumaa, et võrreldes teiste Eesti piirkondadega on seal see autostumine toimunud peaaegu 10-aastase nihkega ja see on ka praegu üks kõige kiiremini autostuv piirkond Eestis. Siis on meil selline ühistranspordi kättesaadavuse kaardirakendus nii 2020 kuni 2019 andmetel, mis siis näitab seda, et kui suurele osakaalule elanikest on selline ja millise sagedusega ühistransport kätte saadab. Aga samas see ei näita mingit ühendusaegasid ega midagi, et see on puhtalt selle teenuse kättesaadavus ja elanikkonna kaetus nende peatuste ja nende väljumiste lõikes. Siis on selline, mis ei ole kõik nagu päris kõigile kättesaadav, aga kõigile ühistranspordikeskustele ja vajadusel ka teistele liikuvusekspertidele selline Remixi nimeline ühistranspordi planeerimise töövahend, kus siis on võimalik analüüsida seda, et kuidas me mõne, kas näiteks peatuse asukoha muutmisega või mõne olulise uue arenduse asukoha valikul saame neid asukoha valiku otsuseid teha selle alusel, et kui me kas näiteks riigigümnaasiumi või mingi uue oluliselt inimeste liikumist eeldava arenduse teeme, et kuidas sinna siis olemasoleva ühistranspordiga ligi pääseb ja kui paljudele see on näiteks siis veerand tunni või poole tunni või tunniajase ühistranspordi teenuse kaugusel. Et siin on just oluline, et me ei vaataks ainult seda, et kuidas siis uutesse arendustesse paremat ühistransporti tuua, vaid ka seda, et need asukoha valikud toetaks seda, et see on juba olemasoleva ühistranspordi sellises väga heas mõjualas. Siis on selline kaardirakendus, kus saab analüüsida riigimaanteede ääres potentsiaalset jalgsi ja jalgrattaga liikujate arvu. Seal on ka koos elukohad, olemasolevad jalgratta ja jalgteed, mis küll riigi teeregistris on need andmekihid veel puudulikud, aga me oleme siiski avaldanud sellisel kujul selle mudeli, et juba põhimõtteliselt mingitki aimu saada, kui palju mõnes asukohas potentsiaalselt jalgsi ja rattaga liikujaid on, juhul kui siis sinna ka hea vastav taristu luua. Ja minu poolt, ma kogu siin slaidil ma olen kogu siin lihtsalt siin ühe lingi alt on kõik need sellised need andmeallikad ja rakendused leitavad, siis mis meil selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses on tulemas andmetest on üle-eestiline liikuvusuuring, kus on siis 6500 inimese liikumispäevikud ehk et need 2 päeva liikumised detailselt kaardistatud, et meie teada pole kunagi Eestis varem üle-eestilist sellist liikuvusuuringut tehtud, ainult Tallinnas, Harjumaal, Tartus ja veel mõnes kohas Harjumaal. Ja. Et loodetavasti see viib meid ka edasi, et me näeme siis, kuidas Eesti erinevates piirkondades see praegune pilt on ja kombineerida seda liikuvusuuringut siis suurte andmetega, siis mobiiliandmete ja ühistranspordist valideerimisest saadavate andmete
ja miks mitte ka liiklussageduse andmetega.